Tegu on eramuga, mis asub Aedlinnas. Selle maastikuarhitektuurse lahenduse on teinud Maarja Gustavson, maastikuarhitekt, mida oleme koos natukene teinud. Välivalgustus on enamus minu tehtud fassaadivalgustused ja ülejäänud detailid oleme Maarjaga kooskõlastanud valgustus just ja mingid olulisemad materjalid. Aed on avar. Hoone fassaadid, seal oleme kasutanud valget betooni, mis oli päris keeruline teostada, aga sai hea tulemus. Ja ülejäänud maja on kaetud enamjaolt teine korruse maht ja katuseosa käsivalts vaskplekiga, naturaalse plekiga. Osaliselt on natuke aktsendiks kasutatud lasuurvärvitud laudist ja välimaterjalidest veel terrass on taaskasutatud plastik, mis on puiduga segatud, pressitud selline kunstmaterjal. Sisenesest annab hea kestvuse. Hoone on paigutatud selliselt, et terrassile jõuab ka õhtupäike. Siin valikuid väga ei olnudki, et hoone asub tänava ääres ja see paigutus oli ette määratud, aga tagaseina suunda on püütud selliselt suunata, et seda õhtupäikest kuidagi rohkem püüda, et seda jõuaks varem terrassile. Ja ka see abihoone, mida oli vaja, osaliselt ta nagu varjab seda õhtupäikest, aga seda tagaseinte nurka on niimoodi sätitud, et valgust ikkagi maksimaalselt kätte saada. Ka hoone sisemuses läheb edasi naturaalne betoon osaliselt, et maja süda on eksponeeritud betooni nii palju, kui seal ümber sisetreppi on näha ja osaliselt ka teisel korrusel trepi ümbrus ja tsentraalsed seinapinnad. Need nagu sekundeerivad sellistele teistele viimistlusmaterjalidele. Jah, põhiliselt ongi, see maja süda naturaalne vormipinnaga betoonsein, mille vahel sooklevad ka trepid. Teisele korrusele viiv trepp on kontrastiks alumisele just selline hästi õhuline ja mõte oli kahe tugeva betoonseina vahel õhkõrn triip, mis on teostatud 8 mm teraslehest. Kinnitused on puhtad. Ja tegelikult see aste ripub nende kinnitite all, et kruvikinnitus, mis on peidetud selle peale liimitud puitelemendi all. Selliselt suutsime kinnituspunktid ilusti ära peita ja tulemus on päris hea. Samad meistrid tegid ka uksed. Ka uste puhul on kõik tänapäeva disainukse võlud ära kasutatud, on kasutatud allalastavaid lävepakke selleks, et uksed oleks võimalikult helikindlad. Uksed on paksemad kui tavaliselt. Tegu on väärispuust ustega. Antud uksemeistrid kasutavadki tavaliselt ainult väärispuitu, et see tulemus oleks tõsiselt hea ja ajas kestev. Peithinged loomulikult ja magnetlukud. See on lihtsamate objektide puhul täna juba standardseks saanud. Erimööbli puhul on ka palju kindlasti vaeva nähtud. Meil on olnud läbiv aktsiooniks kaldpind, kuna see hoone kuju jälgib koonduvat vormi. Ehk majal on ka üks serv koonduv, kui asendiplaani vaadata. Sellest tulenes mõte panna diagonaale, et spoonid on ustel ja mööblil pandud mingi kalda alla. Mööblil on pandud riiuleid, esitasapindasid ja erinevaid vorme
sama nurga alla. Esimese korruse põrandal on selline huvitav kalasaba parkett, mis mõjub kui lippparkett, aga ta tegelikult ei ole lippparkett, et ta on niisugune pikk, siis ütleme plank ikkagi, millel on tegelikult peale liimitud sellised lippparketti moonutavad elemendid, et niisugune huvitav toode. Diagonaali sai igal pool taga aetud, et ka kaminat kattev keraamiline plaat on kaldal triibuga. Mööbli puhul on siis võib-olla huvitav veel see, et on kasutatud Eesti eritellimusmööbli puhul köögimööblil peale liimitud klaasi, mis ei ole väga igapäevane, et mattklaas, mis on otse siis ukse peale liimitud. Materjalid mõjuvad siin nagu suht tervikuna ja läbivalt on siin 2 spoonmaterjali, üks on siis niisugune tammespoon, mis on peitsitud põrandaga ühte tooni hallikas pruuniks ja teine on siis niisugune kontrastiks heledam kasespoon. Nende 2 peal on siis kogu materjali kasutus enam-vähem üles ehitatud. Hoone asendiplaanist on tekkinud selline saarekuju kindlasti, mis määraski selle ka, et köök tuleb tellida Eestist. Saksa köögitootjad või mööblitootjad ei olnud võimelised seda kuju tegema ja siis selle tõttu sai köök nii-öelda Eesti mööblitootja käest tellitud. Ja ka seal on siis kasutatud seda sama viltust joont. Ja see aken sai sinna arhitektuurselt kohe niimoodi paigutatud, et ümber akna tekiks niisugune väiksema sügavusega kappide ümbrus ja siis ümber tekiks niisugune raam või veel omakorda siis niisugune suurem kapimaht. Materjalide mõistes on samad tooni spoon ja valge seinatooni mattklaas. Ja furnituuri mõttes seal on kasutatud Blum legraboksi. See kindlasti kasutusmugavuse mõttes on väga oluline just see, mis süsteemi sahtlid on või et see annab niisuguse tegelikult igapäevase kasutuskogemuse suhtes mugavust. Et kuidas täpselt need avatavused on ja kuidas need sulguvused on, et see on köögi puhul kindlasti üks olulisemaid asju, sest neid iga päev kasutad mitu korda ja need kuluvad ja liiguvad ja et need oleks vastupidavad ja hästi välja reguleeritud. Kindlasti väga oluline on tööpinnamaterjal, et see oleks niisugune vastupidav ja kannataks vajadusel ka kuuma nõud peale panna, et see seab sellised piirangud materjali valikul, et paljud ütlevad, et tahaks ikka sellist materjali, kui saab niisuguse panni peale panna ja midagi ei juhtu või noaga lõigata, siis ikkagi baseerub valik looduskivile või tehiskivile, et siis jälle palju valikuid ei olegi. Köögi juurde kuulub ka üks majapidamisruum, mis sai siis ka kohe alguses sisse projekteeritud, et niisugune sahvritüüpi asi, kuigi niisugust esialgset sahvri funktsiooni, kus külmruum ta päris ei kanna, ta on ikkagi niisugune sissekäidav panipaik, ütleme nii, kus on siis lisakülmikud, lisakodumasinad, lisapanipaigad ja suuremad asjad, mida kohe käe juures ei pea olema iga kell. Kuigi siin on see köök piisavalt suur, kus on väga palju tehnikat ja panipaika, siis sahver võiks olla väikeste köökide juures, kus seda ruumi on oluliselt vähem. Siin me ei ole seda kasutanud, et ta on niisugune külmruum, aga mõnes teises projektis on ka tulnud ette, et see ongi sahver täiesti
toidu hoiustamise koht ja niisugune eraldi ventilatsiooni ja kütterežiimiga. Saunakompleksis on 2 eraldi saunaruumi, on aurusaun ja leilisaun. Suhteliselt kompaktne, et ei ole niisugust ülepriisatud suurust võib-olla. Nendes ruumides on jällegi seda diagonaali sisse toodud mingil määral. Aurusaun on traditsiooniliselt niisuguse mosaiikkiviga kaetud. Saunaesikus on siis kasutatud terrassimööblit, mis on siis nii-öelda niiskus ja veekindel. Suvel võib need terrassile tõsta vajadusel ja kasutada ka mujal. Vannitubasid on siis veel eraldi 2, on siis master vannituba ja lastele. Mõlemas vannitoas on siis kasutatud niisugusi suuri klaasseinu, eraldamaks siis vee sattumist sellisesse kuivatsooni. Keraamilise plaadi osas on seal nagu erinevad valikud, et lastetoas on niisugune hele ja helge, hästi niisugune mattpind, et võib-olla mitte nii praktiline valik, selles mõttes, et seal see osa, mis on glasuuritud, on kindlasti paremini vett hülgav ja paremini puhastatav. Sandtehnika koha pealt on ka võib-olla niisugused vormid, mis seal on kasutatud natuke teistsugused, et ei ole nii klassikalised, ümarad või liiga kandilised, et on sellised natuke niisugust orgaanilisust seal kohati ja voolujoonelisust. Asümmeetrilise maja puhul ma tavaliselt ei taha kasutada kas liiga kandilist või teised detailid peaks olema nagu kuidagi pehmemad või terava või nürinurgaga paremini haakuksid nagu mingid teised vormid. Akende ette on siis pandud igal pool erinevad katted, et on nii visuaalne kui praktiline varjestus. Praktilise varjestuse koha pealt ma pean silmas selliseid pool läbipaistvaid päikesesirme või ruloosid ja osades siis ruumides, kus on vajalik, et altpoolt nagu niisugust privaatsust tagada, on pandud pliseerid, voldik, varjestuskardinad, mida saab siis liigutada kas alt üles või ülevalt alla ja jätta niisugust erinevat aknaosa avatuks. Lisaks on siis loomulikult disaintekstiilid, mis on siis läbivalt ka ühe ettevõtte poolt pakutud. Kõik need padjad ja vaibad on sellised ka nagu ühe sümbioosiga või kuidagi tervikuna ühest kohast võetud. Interjööri on toodud ka sisse arhitektuurset materjali, mis siis väljas on näha, oli see vask, et seda me oleme siis püüdnud erinevates elementides ka sees kasutada, et näiteks elutoas aktsentvalgustid, mis ripuvad ja siin-seal on veel mingit sellist natukene vaskse varjundiga asja, et kuskil oli kardin ja kuskil oli veel midagi, et sellist materjali kooslust tekitada, et nii arhitektuuris kui sisearhitektuuris oleks sellist ühtset tonaalsust või olemust. Kõik tellitav mööbel on siis tellitud salongist Atelier. Seal on väga lai ja huvitav valik väga erimoelist disainmööblit. Siit on siis võetud kõik erinevad diivanid, välimööbel, saunaesikumööbel, toolid, lauad. Lahtise mööbli puhul siis kindlasti jälgite mugavust, vormiotsingut, pehmust ja kasutusmugavust, niisugust ka võib-olla materjali eripära. Näiteks baaripukkide puhul on sellist värvi otsitud, mis toetaks seda vaske, maalides kuidagi kajastuks või et anda natukene elamisele värvi juurde, et kõik ei oleks liiga monotoonne või ühevärviline. Tekstiilide ja kogu selle mööblivalikuga ongi siis elavdatud seda üldmuljat.
eriti kihvt on just see saunaisikumööbel, kus on niisugust lahedat tooni ja seda siis oleme kaaripukiga nagu sidunud, et jällegi, et läbivaid tonaalsuseid on siis igal pool natukene. Maalivalik on siis koos tellijaga ühiselt galeriidest välja vaadatud ja sobitatud, et nii mõõtudelt kui värvidelt sobiksid siia. Seda tihti ei juhtu, et nagu maalide või asjadeni jõuab, et mõne objekti puhul siiski on seda ette tulnud, et see annab kindlasti niisuguse viimase pintslitõmbe.